Meie kolimisvlog alustab. Nii veider, kui ma ütlen selle valjult välja, et ma kolin. Mul pole ma arvan siia veel kohale jõudnud täiesti, et mõne päeva pärast ma elan juba Tallinnas. Nagu appi. Aga lihtsalt see on nii veider mõelda, kui kiiresti elu muutub ja kuidas elu üldse muutub. Sest et ma olen ikkagi 19 aastat kodus elanud oma vanematega ja kindlasti see on raske olla eemal neist niimoodi ja harjuda uue reaalsusega, aga samas ma olen päris excited. Mis nagu teeb selle pakkimise praegu veits keeruliseks, on see, et mul on nagu nüüd kohe tantsupidu ja peame nädal aega nii Tallinnas olema. Ehk siis ma nagu pean mõtlema ju praegu ära, et mida ma võib-olla mingite tööde jaoks, mis silidid ma vajan, mis ma jätan siia stange peale ja mida mul võib-olla vaja ei lähe ja nii edasi. Aga nii nagu hilja on juba õhtul, et ma tahan lihtsalt ära koristada, ma pean veel pesema, ma pean igasugust, ma ei tea, kõik puhtaks ilusaks tegema. Ma pidžaamas küll sisse ei pane. Ma räägin, ma ei mõtle praegu nagu. Ma tegelikult isegi ei tea, kui pika ma selle video teen. Nagu ma olen suht kindel, et see video tuleb nagu megapikk, sest et minu meelest siin kolimise juures on nagu nii palju eri protsessi aspekte, mida näidata. Rohkem ei lobise, muidu see mingi alguspäev, alustus läheb liiga pikaks ja siis te ei viitsi isegi seda kolimist vaadata. Teen nüüd edasi ja näeme varsti. Bye! We made it! Ja siin on meie kõik asjad. Oh yeah. Mu kodulõhnastaja jõudis ka siia. Saame selle panna. Mul ei ole reaalselt nagu, meil ei ole praegu siin nagu Google'i seda panna, aga ma panen lihtsalt siia. Nii nunnu. Panen siia praegu. Hakkan nüüd igatahes ruttu panen mingid tõest ära, et kui mu isa tuleb voodiga, siis ta saab vähemalt läbi tulla. Ja siis hakkame linna liikuma. Ma ei ole siin korteris käinud varem mitte ühtegi korda õhtul ja ma ei tea miks isegi, aga ma nagu kuidagi ei ole uurinud ka, et kas meil on nagu õhtupäike, hommikupäike või mida iganes. Sest et ma tegelikult olen inimene, kelle jaoks on nagu valgus väga-väga oluline ja ma tahan, et mul nagu tegelikult ikkagi nagu päev läbi paistaks valgust. Ja ma tulin nagu tuppa ja minu nagu õnneks või selles mõttes nagu suureks positiivseks üllatuseks oli see, et nagu me näeme päikseloojangut. Nii et jaa, aga mul isa sõidab juba Tallinna poole. Mõtlesin, ma käin siis ise praegu igas ära. Meil oleks vaja mingeid käterätikuid, nagu selliseid elementaarseid asju, mille peal nagu alguses isegi ei mõtle. Voodilinasid, siis meil on seda kappi vaja. Ja aga üks miinus on küll. Või no, ma arvan, see on see list, et ma ei ole harjunud selliste lukkudega, aga need lukud, see on nagu mingi spetsiifiline võti, mis sinna läheb ja ma reaalselt nagu ei oska seda eriti hästi kasutada. Aga no, ma arvan, see on see, et kui sa õpid ära ja nagu pidevalt iga päev kasutad seda, siis sa juba saad need trikid ja nipud kätte. Omega mul oleks kõrvalukku. Ja ma just põrkasin esimese naabriga kokku. Ta ehmatas mind räigelt, sest ma ei arvanud, et keegi nagu seal sees on. Aga nüüd ma kiirelt vaatan, kus City Pizza on. Minu üllatus, et meil on nagu täpselt City Pizza parkla kodu ees. Ja meil oli eelmises kohas ka. Nii et nagu it's a win-win. Mul tuli meelde, et peaks issiga veel täna Juskis ära käima seal diivanil järel. Nii et fun. Kolimine pole üldse nii lihtne, kui no ma teadsin, et see pole lihtne, aga see on nii kuidagi vaimselt ka väsitav, mitte ainult füüsiliselt. Ja palju asju ma teha. Käia kuskil. Issand, mul on välja näen. Ma olen nii väsinud. See asjade otsimine võttis nii läbi, aga mul on 30 minutit enne, kui see pood kinni pannakse. Ma võtsin käterätid mõned, siis nendesse sahtlitesse mingid asjad, voodipesud ja siis ühe vaasikast, mille on neid lillikuugla panna. Nüüd mul on. Ja siis ma võtsin endale kummutiga, et riid ära mahutada. Yes. Aga maksame ära koju. Vedasin massiga just kõik asjad üles ja voodiga. Siis ma tellisin pitsat neile. Sest et mul on kõht tühjemalt mussina ka. Me saime just voodid kokku.
see küll võtab nagu reaalselt 90% toast, aga noh, vähemalt on voodi olemas. Ma lähen võtan nüüd alt ära Citybeast, mis ma päevaks võtsin, ma ei tea, miks nagu. Need asjad, mis me igast ostsime, ma ennem ei jõudnud, sest et mul paps oli koha peal ja ma pidin lihtsalt jooksma. Aga nüüd mul natukene aeg enne, kui Sillu töölt tagasi tuleb. Ja ma saan veits pakkida asju lahti. Yes. Silver käis nüüd kodus. Mina nüüd ta läks jooksma. Ma olen ennast lahti. See on mingis mõttes väga tore ja satisfying asi võib teha. Saab panna kõik oma nägemise järgi. Aga ma praegu tunnen, ma olen nagu emotsionaalselt nii väsinud. Ja oh my god, vaadake, me saime diivani. Sillu käis seal järgi, pani kokku karumetiga. Ja siin on mu kapp. Oh my god, ma ei jaganud teile seda eile õhtul. Silver hakkas seda kokku panema kappi ja siis me avastasime, et ma olin selle kappi võtnud musta värvi, kuigi pidi olema valge. Et kõik on õiges ja vahetasin pärast nagu väga tore. Aga see ei olnud eriti positiivne üllatus eile õhtul. Peaaegu saate nautida minuga seda imelist päikseloojangut. Aga issand, ma käisin pesus ära. Ma jõudsin, ütleks niimoodi, see oli nüüd 40 minutit tagasi Tallinnasse. Ja meil oli täna päev läbi lihtsalt tantsupeoproovid. Meil pidi olema nagu vahepeal mingi puhkepaus, 2 tundi. Mõtlesin, et vaata vai, ma saan nagu selle aja jooksul ära käia, ma ei tea, kas või poes, võtta midagi süüa. Ja siis see paus võeti meilt ära sellepärast, et me pidime ühtedest vaatama. Aga samas, nagu ma tean, et hiljem tagasi mõeldes vaadates sellele, kui mälestusele, siis on lihtsalt väga tore. Aga ma olen lihtsalt praegu nii väsinud. Ja peame homme hommikul kell 8 peale seal olema. Aga praegu käisin süüa. Mul kõht muidugi. Ainuke asi, mille üle võib-olla ma nagu nuliseksin, ongi see, et kui meil kogu aeg on nagu mingid proovid ja siis ma ei jõua vahepeal isegi nagu midagi näksata, amsata. Ja noh, seal on nagu üks kord päevas see toimus. Kuigi täna, mis oli tegelikult nagu täiega äge, oli see, või no mitte äge, aga nagu tore oli see, et nagu te võite veel suppi minna sööma ja niimoodi, et ja mis ma mõtlesin ka päeval, et kuidas nagu täiskasvanud suured mehed peaksid ühest supist nagu terve päeva okei olema. Aga ma teen näed päikseloojangut. Ja näed seda loojangut seal. Hello. Mul ilus päikseloojang siin praegu. Aga ma vahetan padjapüüre asju. Panen voodid välis. Ja ma ei tea, mul kuidagi ei hittis praegu see. Ma olen nagu varem ka Tallinnas olnud. Mitu päeva järjest ja ma tegelikult nüüd 3 päeva olen olnud nagu järjest Tallinnas. Mul on varem ka ja ma olen isegi nagu kauemalt olnud. Aga ma arvan, et oh my god. Ma arvan, kõik on hästi selles osas. Lihtsalt kuidagi ma ei tea. See on nii suured muutused on praegu kuidagi elus ja ma ei tea. Huvitav selline. Kindlasti nagu see mängib oma osas. Mul praegu päevad on ja siis ma olen nagu mingi 100 korda emotsionaalsem, aga nagu ikkagi olen mina kurb ja mitte kurb, aga lihtsalt kuidagi koduigatsus on. Sama targalt nagu see tulin, sama targalt lähen minema. Ma räägin sellest mingi teine päev lähemalt, aga jah, nii hai, kuidas elu lihtsalt vahepeal nagu mingid otsuseid ise teeb. Ja sa ei saagi selle mitte nagu parata, siis põhimõtteliselt. Aga ma lubasin, et ma räägin teile täpsemalt, mis toimub, sest et tegelikult ei teadnud ise ka pikalt nagu what's going on ja ma lihtsalt ootasingi nagu kuni need asjad päriselt juhtuvad, et ma hakkaks rääkima, sest pärast on see, et ma mingi räägin ja ei juhtugi, on ju. Põhimõtteliselt
Silver suutis saada siin vahepeal FC Elvaga lepingu, tuli Nõmmest ära ja selle tõttu me peame kolima või pidime kolima. Ma küll alguses mõtlesin, et äkki ta saab niimoodi nagu kuidagi transpordi niimoodi sebida, et ma ei tea, käibki siis Tallinnast Elvasse trennist. Elva trennid toimuvadki nagu Elvas koha peal. Aga siis me proovisime mingi nädal aega seda, et ta põhimõtteliselt tuligi iga päev jõudis nagu mingi 12:30 öösel tagasi Tallinnasse. Ja siis me saime aru, et see ei ole eriti jätkusuutlik arusaadavatel põhjustel. Ja siis me tegime sellise valiku, et okei, et tuleme Tartusse tagasi. Ma ütlen ausalt, et nagu see otsus ei tulnud tegelikult mul raskelt. Kuigi ikkagi ma pidin ju ära andma enda nii-öelda mingil määral unistuse ja minu tööd ja nii-öelda õpinguid, sest ma sain need vahepeal Tallinna Ülikooli sisse. Reklaam- ja suhtekorraldus, here I come. Aga põhimõtteliselt oligi see, et kuna ma nüüd olen seal reklaamis ja suhtekorralduses, see on sessioonõppe ja osakoormusega, siis ma ei pea õnneks nii palju vist Tallinnas käima. Ehk see Tartusse kolimine oli ka sellest tingitult lihtsam. Ja nüüd me saime teada, et mul vanemad kolivad ka paar maja edasi korterisse või üürikasse nii kauaks, kuni Elva valmis saab. Seega meil on nagu suur kärppere seal ja meil on endal ka võib-olla lihtsam või kindlasti on lihtsam, kui nad on läheduses. Ja ma ütleks, et Tartu üürihinnad on ka tunduvalt normaalsemad kui Tallinnast ja me maksame veits vähem selle eest. Pluss meil on nagu mingi tasuta parkimiskoht seal. Meil Tallinna omas ei olnud, me oleks pidanud juurde võtma ja meil nagu kuidagi kõik asjad on nagu palju paremad siin Tartu omas. Nii et ma eeldan, et nii pidi minema ja elu kannab. Seega, jah, ma olen nii-öelda chill selle koha pealt, aga me eile nägingi esimest korda selle korteri ära. Kõige huvitavam on see, et see, kuidas me korteri selle saime, ma ei hakka seda nagu siin lahkama, sest et kes teavad, need teavad, aga põhimõtteliselt kogu protsess käis nagu nii kiiresti, et ma kirjutasin ühel õhtul, kell 22 vaatasime bussis Silveriga üürikaid. Ma kirjutasin sellele mehele, et kuna saab vaatama tulla, ta oli mingi homme kell 12:45. Ja tal oli endal ka kiiresti pidi reisile minema, siis me saatsime Mõimsi vaatama põhimõtteliselt nagu kõik käis nii ruttu, et lambist meil oli korter käes, me ei olnud seda korterit isegi näinud. Aga ma nüüd lähen Silverile järgi bussijaamast, et ta tuleb bussiga ja me hakkame nüüd veits kolima seal, panema asjad värki ja siis lähme vist Elvasse ka. Jep. Ma nägin mõni päev tagasi just TikToki, kus keegi nagu pani selle, et ta koolis kodust välja ja kui tuli koju tagasi, siis tema toast oli tehtud nii-öelda pesukuivatamistuba või pesurestid ja mingi stuff lihtsalt laiali. Ja mina siis eile koju tulemas. Siin on meie kodinad kõik. Teen siis room touri ka juba ära. Silver Rebane. Ma ei filmiks, ei peagi midagi tegema, lihtsalt ole ilus. Siin on meie köögikene, mulle väga meeldib, et on selline tume ja me just eile emme kavastasime, et siin on täpselt sama see nagu tasapind, mis meil enda korteris on, aga siin on lihtsalt hõbedane, meil on kuldne. Selline kodune tunne ja väga ilus minu meelest. Tume puit on praegu moes. Pole raha, Näita. Mis see tähendab? No, ma ei tea, eile see läks põlema vähemalt. Siin on nagu LED-lambid, või? See pole elektrit, või? On. Miks see põles? See eile põles. Vot. Väike delay. Mulle ka ei meeldi, kui need ees on. Siis mul on jumala suur sõdu ka, ma näitan teile. Mis meil eelmisel kohal ei olnud, aga siin on. No vaadake seda. Lõpeta ära, Silver. Miks see teine? Ei olegi käibek. Ta on nii nõme, kui tal on kõht tühi. Tal on praegu kõht väga tühi ja mul on ka. Aitäh sulle. Nii teeme veel loogi nüüd. Jah, no vaatame seda valgust nüüd, on? No. Shit. Aga ma tahtsin. Tule siia pool. Oled kaameramees või jah? Hakkame lõhnu ära panema.
Kuhu nüüd? Minu riiulisse. Sa ei pane riiulis. Sa ei võta ühte tervet riiulit oma lõhnade jaoks. Tahan näha. Oh my god. Siia, see on minu sahtel, siia läheb kõik mu prillid. No siis paned sinna muud stuffi ka nagu. Ma teen. Milline su lemmik nendest on? Siin on ka lõhn, mida pole sees. See on minu lemmik. Lemmik, mu lemmik on see. Ei, minu lemmik oli Jade. Minu lemmik on see. Fair. Ma viskan ära, sest see on omadega õhtu. See on mu lemmik, see on mul otsast kohe. Minu käevõru. Siin koti see. Väga kena. Näitad inimestel ära, kuhu varastama tulla, jah? Jah, siin on mingid asjad, mida ma ei kasuta praegu. Mina kasutasin seda Balmaania asja, see oli täitsa, jah. Ja see ilmselgelt on. Nii, et pole seda nurka. Seda ei soovita. Üldse ei soovita. Seda meed on täitsa okei. Isegi soovitan. See siuke. See on kõigil on siuke. See on nagu sa... Mida sokid? Sokid on nii mustad, et kleepuuli mul. Rääni ära! Muidu see on täitsa nunju tavaline viisakas. Aga vaadake seda. Mul ei olegi meigilauda vaja nüüd. Saan siin meikida. Mulle väga meeldib. Mulle isegi meeldib rohkem kui Tallinna, ma kuidas sulle. Oh my god, he's a bitch. Aga hakkame siin vaikselt sisse seadma ennast. Mulle juba Instagrami kirjutati, et tere tulemast meie rajooni ja tervitusi vastasmajas. Nii et inimesed jälgivad. Need perverdid. Lõpeta ära või. Aga nüüd me läheme poodist, et mul on räige joogi jäänu. Sul ei saa olla ainult family friendly content, keegi viits tal lurri vaht. That's what he said nagu. Aga me lähme nüüd Prismasse. Ja, sest ma ei jaksa praegu lahti pakkida ka. No te kuulete seda vendana. Aga tee oma YouTube'i kanal. Su vlogid on nii igavad, ma isegi viits vaadata, kuidas sa vlogi teed. Anna, ma teen ise vlogina. Nii, nüüd me läheme Prismasse. 15 prosa. Piisab või? No ma arvan, nii ruttu juba 6.15. Ootame siis natuke veel. No ma teen rõdutuuri. Ma juba tegin nii. Jah, vaata ma näitan siis kiisut. Ma ei näita kiisut. Mis sa sellest arvad, Silver? Võtame või? Või selline. Või hoopis selline seepialus. Kena jah. Kas ta on sulle selle? Viha. Milleks? Meil ei ole isegi mitte midagi. Meil ei ole isegi sauna ju. Mis seal kampusel viga on? Tegelikult on ilus. Jah, mis võib? Või bikiinid. Me oleme nüüd Kordestisse jõudnud. Võtsime rõdu jaoks lilli ja vaatame, mida võib-olla siis rõdu peale veel panna. Ja siis me tahame ühte pinki ka, sest et Silver küsis täna hommikul ChatGPT-lt, mida meie koridoriga teha. Nii et nüüd me tahame sinna nagu pinki, sellist pikka puidust tumedast. Me peame vaatama, kus on sellist asja. Chillad või? Me peame edasi liikuma. Mul Lemps ja Robin ka nees ootavad. Kardest võiks meil seda tooli anda. Jah, võiks küll. Mis sa võtsid? Apelsinipuu. Oled rahul nüüd või? Emme on kasi. Nii, me oleme nüüd koju jõudnud oma kilina-kolinaga ja ma hakkan nüüd istutama. Ma pole varem ise vist üksinda kunagi istutanud, emme abiga nagu mingeid asju vist. Nii et ja ma pean hakkama nende mingite väetiste asjadega ka mässama. Aga no ma arvan, et saab lõbus olema. Ja ma usun, et lõpptulemus on kena. On meil Diva, kes ei tee midagi, chillab, vaatab, kuidas naine tööd teeb. Ma ostsin enne. No jaa. Minu töö on Tema ostis apelsinipuu. Oled õnnelik, jah? Ole tark, osta valmis asju. Ostsin, jah? Ma ei osta, pead ise hakkama putitama. Aga väga ilus apelsinipuu. Prügikotti võtsid või? Kust? Sa pead selle alla Aa, panema, sa jah. jätad mökkeri. Mul ei ole prügikott. Siis ma pean hakkama mökkerdama ja koristama.
Roosi, tšau! Roositauts tuleb. Noh, Margaret. Mis ta on? Ta ei ole roosirebane, ta on roositauts. Sa oled roositauts, on ju? Nii, ma vahepeal sõin, nüüd ma hakkan edasi istutama. Ma panin siia alla sellesse auku, lõikasin meil papist mingi lihtsalt. Siin ma saan näidata teile sellise asja. Et see auk kinni katta, siis ma panin veits mulda siia juba. Ja ma esimesena istutangi selle hortensia. Kusjuures praegu olid kardestis, nüüd on võib-olla see aia hooaeg juba vaikselt läbi ka saamas, aga seal olid reaalselt kõik need mingid aiataimed ja mingid tsitruselised asjad, värgid, särgid. Minus 30%, eks ma sain selle vist mingi 14 euroga. Nagu vaadake, kui ilus see on. Nii et jah, siis ma lihtsalt istutan ümber ta. Aga ma pole kunagi taimi istutanud nagu iseseisvalt ümber, nii et see veits on nagu hirmus, aga ma midagi nii viltu ka ei saa minna, et taga midagi juttu. Ma tegin siin väetise valmis ja ma nüüd, kuna mul see on 500 millilitrina, aga siin on vähemalt kirjas, et on üks lusikas 1 liitri kohta, siis ma tegin lihtsalt niimoodi, et ma panin pool ja 500 ja 2 korda niimoodi. Ja ma pean vist 2 korda seda nädalas siis nagu väetama. Aga täitsa ilus sai minu mõnest, ei olnud midagi rasket. Vaadake mu nunnusid. Ise tehtud, hästi tehtud. No päris ilus. Ma ei oska neid päris hästi praegu siin Google'i paigutada, sest et meil tegelikult rõdu on nagu suur ja lai, aga las nad ma arvan praegu siia jääda. Tere hommikust. Käes on kolmapäev. Vist on jah. Appi mul nagu iga suvi läheb niimoodi, nagu ma unustan ära, mis mingi päev või nagu nii-öelda nädalapäev ei eksisteeri. Aga ma tunnen, et mulle tegelikult see nagu YouTube vlogide tegemine hullult meeldib. Mulle ei meeldi selle monteerimine, aga nagu tegemine täiega meeldib. Nii et ma arvangi, et ma võib-olla näitan teile tänase päeva ära, siis ma panen selle 1 vlogi kokku ja siis mul tuleb veel teine vlog ka, mis on seotud kolimisega, sellepärast, et me tegelikult vahetame siin mööbli kõik välja, ma näitan teile praegu. Meil praegu on kõik sassis, ma hakkangi kohe koristama, aga põhimõtteliselt see diivan vahetame välja, selle diivani laua, diivani aluse, kogu selle siin, mis on voodi, peame välja vahetama see, mis meil Tallinnas on. Selle kapi mul üks päev vanemad tõid, Roosi mängupallid. Ehk me nagu muudame suht palju asju. Et konvertile tuli ka appi ja me saame nagu tänu neile teha seda veel rohkem nagu enda moodi. Sest et me peame siin ikkagi ju esialgu nüüd aastakese, võib-olla kes teab kauem olema, et siis oleks endal ka mõnus olla. Ma ei tea, kas ma jagasin teile juba, aga ma sain reaalselt tuusiku. Mul praegu lihtsalt tuli näitelt meile, sellepärast mul tuli see meelde uuesti. Aga ma sain tuusiku elustiili sisuloojaks. Et siis see tähendab põhimõtteliselt seda, et ma saan mõned korrad aastas nagu reisida tasuta, kõik asjad makstakse kinni. Mina loomulikult selles mõttes teen tööd, et postitused, videod, blogi kirjutan ja nii edasi. Aga selles mõttes nagu mega hea võimalus minu meelest. Ja poleks elused arvanud, et nagu, kui ma sinna kandideerisin, siis nagu mul oli selline tunne, et reaalselt pool Eestit kandideerib sinna. Ja siis kui nad saatsid selle ülesande ka, see prooviülesanne, selles mõttes, et kuna nagu ma teen sisuloome tööd ja asju nagu kõige kõrvalt, siis seal see nagu prooviülesanne oli nii mahukas, ma mõtlesin, et nagu, ja noh, selles mõttes, et ta ikkagi, mina olen see, et ma ei tee nagu, sorry, aga vabandust sõnavara pärast, aga nagu üle perse, et ma teen nagu nii hästi või ma teen nii kaua, kuni ma olen lõpuks ise rahul. Ja siis oligi sellega see, et nagu ma pidin mitu videot tegema ja tegelikult see on ju kõik selle nagu aja arvelt, mis ma saaksin võib-olla kasutama teise töö filmimiseks või monteerimiseks. Seega ma emmelt veel küsisin ka, et nagu mingi, et oled sa kindel, et ma nagu peaksin kandideerima? Siis ta mingi, ja tee ära, et nagu isegi siis, kui ei saa, siis ei hullu vaata. Ja siis ma sain ja nüüd ma olen mingi
siis mul praegu tuligi meile, et ma pean kohtumise kokku leppima ja siis augustikuus isuplaani tegema. Aga nagu mega äge ja ma lähengi reaalselt, oota, ma istun maha siia, ma lähengi reaalselt septembri lõpus siis nendega 8 päevaks reisile, ma saan sõbrannaga kaasa, kes aitab filmida. Siis mul septembris on Euroopa Parlamenti minek Strasbourgi 8-11. september. Ja nüüd augusti lõpus või augusti keskpaigas ma lähen, vist oli Varssavi, äkki ma eksin, aga vist oli Varssavi Meebelini üritusele. Nii et see on nagu nii haige, kui ägedaid võimalusi elu pakub, mis mul nagu ees tuleb. Nii et palju vlogi on tulemas. Ja siinkohal ma siis selle vlogi lõpetan ära ka. Ehk siis näeme juba kolimise vlogi teises osas. Bye!